Kõigepealt, et kuidas ma siia sattusin, põgusalt saime juba teada, et on selline sari nimega Millal on disain. Ja ka see nimi oli minu jaoks ka nagu väga intrigeeriv, et millal on disain, et mis küsimus see selline on, et millal siis on disain. Hakkasin ise ka mõtlema, et kas see on minu jaoks nagu kogu elu, et ma elangi disainerina või on see kella 9–5, kui ma olen tööl ja töötan disainerina. Et pani nagu mõtlema ja siis tekkis huvi ka, et võib-olla tuleks selle peale rohkem mõelda ja võib-olla juba mõtteid siis ka tulla ja teiega jagada. Aga tegelikult, kui keegi tuligi nüüd siia seda vastust otsima, et millal on disain, siis ma ütlen, et seda vastust te täna ei saa. Mina seda välja ei mõelnud, aga võib-olla tänu minu tänasele loole siis kellelgi teisel tekib mingi arvamus, et millal on disain. Alustame võib-olla sellest, et millal minu jaoks siis algas disain näiteks. Et joonistada on mulle iseenesest alati meeldinud. See on tavaliselt üks eeldusi disaineriks saamisel. Ja nagu poiste puhul ikka, vähemalt minu generatsiooni poiste puhul, esimesena hakkasid paberite peale ilmuma autod. Kuna ma olen sündinud 86. aastal, endiselt ikkagi võib mulle selle Made in SSSR templi peale lüüa, siis need autod, mis ma esimesena sinna joonistasin, olidki sellised, nagu esimesed autod ikka laste joonistusel, sellised kastid. Et nii nagu olid ümberringi kandilised laadad, võib-olla mõni aasta hiljem juba tulid esimesed kandilised Volvod Rootsist, mõned kandilised Volkswagenid kõrvale. Et siis oli juba vaatasin kohe, et päris hea, need kandilised jooned klapivad. Aga õnneks ajapikku autodisain käis minuga sama rada, autod läksid järjest sujuvama joone peale ja täpsemaks, samamoodi minu joonistused. Et ühesõnaga see joonistamine oli mul selline lapsepõlve suur huvi. Eks hiljem loomulikult see käis niimoodi tõusude ja mõõnadega, ma ei tea, tulid esimesed liblikad kõhtu, siis oli äge proovida mõnest tüdrukust portreed joonistada, aga vaata, see tahtis juba natukene rohkem sellist oskust ka saada. Aga kuidagi läks nii, et mina oma lapsepõlve jooksul ei sattunud kordagi mitte ühtegi kunstiringi ega kunstikooli ega mitte kusagile. Et ühel hetkel siis, kui nagu aeg käes oli EKA-sse kandideerida, siis ma teadsin, et sinna tuleb esitada teatud hulk tehtud töid. Ja kõik teised, kes siis sinna kohale ilmusid, ma vaatasin, kõigil olid seal butlerid kaasas maalidega, savist voolitud asjad, ikka korralik portfoolio. Ja mis minul siis oli sisuliselt mingi mapi täis neid A4-de peale joonistatud autosid ja nipet-näpet veel, mis ma siis kiiruga tegin niimoodi, et enam-vähem kuulasin ja vaatasin, mida on vaja esitada sinna. Et jah, see oli selles mõttes põnev kogemus ja eluline näide, et saab sisse EKA-sse ka ilma lapsena siis kunstikoolis või ringis käimata. Aga kui nüüd natukene edasi mõelda, siis ega ma tegelikult seda teiste asjade mahajoonistamist nii-öelda disaini tegemiseks ei pea. Et ma mõtlesin, et millal siis disain minu jaoks hakkas ja selleks aastaks mina määrasin 1992 jõululaupäev. Et siis ma sain omale kingituseks esimese Lego komplekt 6532 ja see oli väike kollane selline kallutava kastiga traktor. Ja loomulikult siis ma juba samal õhtul, kui ma selle kätte sain, siis ma panin selle vähemalt 10 korda kokku, võtsin lahti, panin uuesti kokku ja võib-olla selline disaini tegemine hakkas iseenesest sellest, et ega sel ajal oli, Lego oli ikkagi suur unistus, seda saigi jõululaupäeval ainult. Et ei olnud nii, et sain järgmisel päeval omale järgmise, vaid ma pidin vast ikka aasta aega ikka seda ühte ja sama Lego kokku panema ja siis ma näitan siit esimest pilti ka, seesama väike traktorike, kus seal punase kiivriga legomehikene roolis istub, see ongi täpselt see sama traktor. Ja ma võin nüüd siis öelda,
et kuigi ma ei pea matemaatikat oma tugevamaks, just kõige tugevamaks küljeks, see oli ka üks põhjus, miks ma tegelikult näiteks ei läinud ja ei kandideerinud arhitektuuri teaduskonda. See käis küll mõttest läbi, aga kuna sinna oli vaja matemaatika eksamit, siis seda ma ei osanud ja siis see ka suunas mind rohkem disaini poole, mitte et ma seda kuidagi kahetseks praegu. Aga kuna ma matemaatikat väga hästi ei tea, siis ega ma peast ei oska öelda, mitu erinevat komplekti või kombinatsiooni saab siis 47 erinevast Lego klotsist teha. Aga ütleme, et kui neid saab teha 1000 tükki, siis ma tegin vähemalt 1001. See oli siis nagu minu esimene nii-öelda meenuv disaini tegemine, kus ma siis pidin nendest piiratud vahenditest, 47 klotsist, kõik need asjad valmis tegema, mis mul mõttes olid. Et see oli selline, ikkagi äge asi. Ja veel mul on väga hea meel, et see Lego on mul siiamaani alles. Ma arvan, et suurem osa nendest klotsidest isegi on täitsa originaalid, et nüüd mul on endal 3 last, kes samamoodi mängivad Legodega ja nüüd Lego klotse on nüüd kordades rohkem, me ei räägi mingist 47-st, vaid ma ei tea, võib-olla 4700-st või midagi sellist, rohkemgi veel. Aga jah, tegelikult see pilt reedab ka selle, et ega ma sellest Lego haigusest ei ole terveks saanud. Et see on tehtud eile minu töölaua kõrval, et kui inimesel on töölaua kõrval vitriinkapp Lego klotsidega või Lego masinatega, siis ta see haigus tal küljes on. Et Legodega meeldib mängida. Nii. Aga teeks siis väikse sellise hüppe nüüd, hüppaks sellest puberteedieast üle, jõuaks sinna aega, kus saigi Kunstiakadeemiasse sisse astutud ja sisse saadud. Et siis ma tegelikult, kui ma hakkasin, kui ma küll põgusalt mainisin seda kandideerimist juba, aga ma paningi tegelikult ise panused sisuliselt ühele kaardile. Et kui ma keskkooli ära lõpetasin, siis jah, ma tegin ühe sellise tagavaraavalduse Linnar Priimäele ka, et teoreetiliselt oleks võinud minust saada ka reklaami- ja imagoloogia guru, aga kuna Tallinna Ülikoolis ja EKA-s olid siis ühes vastavalt vestlus, teises sisseastumiskatsed olid samal ajal, siis see asi sai nagu juba enne ära lahendatud, et mina läksin EKA katsetele ja läks hästi. Sain kohe esimesel katsel sisse ja nii must siis lõpuks ikkagi täitsa ametlikult tootedisainer sai. Ja et ma täpsustan ka, et ma siis kandideerisin või õppisingi hiljem aastatel 2005 kuni 2008 oli mul siis tootedisaini bakalaureuse-õpe ja siis käisin 1 aasta vahepeal Tapal, veetsin selle seal Rivisammul ja Toeng Lamangus ja seejärel siis aastatel 2009 kuni 2011 tegin ka magistri läbi, nii et kui see nüüd kiiresti arvutas, siis ma olin selline väga tubli üliõpilane, tegin kõik asjad nominaalajaga ära, et ei käinud kusagil vahepeal ära. See on võib-olla selline asi, mida ma natukene olen mõelnud, et ma kahetsen, et ma ei käinud kusagil mujal välismaal, sest et tegelikult kindlasti on põnevamaid ja selliseid disainikoole. Aga jällegi, kuna need projektid, millest ma teile varsti siin räägin, ja ka kooliprojektid just olid nii põnevad, siis ma arvan, et ma ikkagi sain siit Kunstiakadeemia tootedisaini osakonnast maksimumi, mis sealt võtta oli ja ma kuidagi seda ei kahetse. Nii, aga siis võtakski võib-olla mõned sellised alustuseks siis kooliprojektid ette ja siis liiguks edasi võib-olla ka juba töisemate või nii-öelda professionaalse disainerina tehtud tööde juurde. Nii, ja siin on nüüd üks pilt, kus te leiate alt nurgast ka minu enda. See peaks olema aastast 2008, kui valmis selline põnev toode nagu pliiatsitops Kuubik. Ja nagu meil siin alguses juttu oli, selle loengusele järgmine külaline Heiki Soova, siis tema oli selle projekti juhendaja. Ma
püüan kõik ilusti ja meeles pidada, et kui mõne projekti juures on olnud juhendaja, siis ma kindlasti mainin ka tema ära. Ja mul on hea meel, et Eiki on endiselt EKA-s professor, annab tunde, jagab oma tarkust ja ma arvan, et mis põhiline sellise vana kogenud disainerina just see kogemus. Ja praegu meenub, et viimati, kui ma sealt EKA majast läbi astusin korra sealt tootedisaini teaduskonna kabinetist, siis ta ütles mulle ukse, et näe, see pliiatsi topsi Lauri. et see oli nagu siuke tore nagu kokkusattumus, et hiljem võib-olla paljud, kuna ma olen nüüd juba aastaid olnud hoopis teises valdkonnas toimetanud, et võib-olla mõni võib mind pakiautomaadi Lauriks pidada, aga see pliiatsi topsi Lauri, see oli nagu Eiki poolt siuke tore meenutus. Aga jah, tulles tagasi selle projekti juurde nüüd, siis see sündis tegelikult hästi huvitavalt ja viis mind kokku väga huvitavate inimestega, väga huvitavate olukordadega. Et oli väga õpetlik kooliprojekt. Paljud teist üldse teavad, et Eestis on näiteks selline asutus nagu Hariner. See on pimedate töökeskus, kus tegelikult pimedad ja vaegnägijad on juba nüüd siis üle 130 aasta harju valmistanud, erinevaid harju, seal oli kõike, nad teevad põrandaharju, väikseid mingisuguseid pesuharju, seal oli lüpsiku pesuhari, mida ostis autobussi koondis, sellega pidi olema ülihea velgesid pesta, et kõik, mida vähegi vaja seal neil oli ja need harjad on väga head, tegelikult on liigagi head harjad, sellepärast, et natukene kogu selle Harineri probleem ongi selles, et nende kvaliteet töötab ju paradoksaalselt neile vastu, sest et need harjad kestavad nii hästi vastu, et Hiinast ostetud odav hari laguneb ära 10 korda selle aja jooksul, kui kaua peab Harineris tehtud hari vastu ja siis ju ka inimesed ostavad 10 korda endale uue harja, aga see Harineris tehtud hari, see seisab seal seina ääres endiselt ja keegi uut harja endale selle aja jooksul ju ostma ei kipu. Ehk siis tegelikult probleem oligi selles, et niimoodi vaikselt toimetades ja neid harju võrdlemisi vähe müües hakkas neil nagu töö otsa saama, aga samal ajal on see nendele vaegnägijatele ikkagi äärmiselt oluline. Selline koht, kus nad kogunevad, kus nad saavad omavahel suhelda, kus on nagu selles mõttes kõik, kus nad saavad tunda ennast tegelikult kasulikult ja tõesti teha tööd nagu iga teine inimene. Ja siis oli selline lahe lugu, et kui ma õigesti mäletan, need olid EBS-i 3 ettevõtlustudengid, kes oma mingisuguse koolitöö raames vist lõid ühe MTÜ, mis siis tegeleski just selliste sotsiaalsete projektidega, kus nad siis proovisid anda sellist ettevõtluse ja turunduse ja kõige muu sellist abi nendele siis väikestele MTÜ-dele, kellel omal sellised võimekused puudusid ja nemad tõid siis Harineri Eesti Kunstiakadeemiasse tootedisaini osakonda ja sellest sai siis meile selline 1 semestri projekt, kus me siis pidime hakkama mõtlema tooteid, mida siis oleksid inimesed valmis ostma, ka need, kellel juba on see väga hästi vastupidav Harineris tehtud põrandahari nurgas olemas ja ilmselt on seal veel järgmised mitukümmend aastat. Ehk siis me võtsime midagi täiesti teist, et mina võtsin ka kohe asjast nii kinni, et okei, no harju on nad osanud teha ja väga hästi teevad, aga kindlasti see, mille ma välja mõtlen, ei saa olla hari, sellepärast et neid lihtsalt juurde ei ole vaja. Aga samal ajal on ikkagi see pimedatel selline millegi uue õppimine on äärmiselt keeruline, et nad on selle harja valmistamise oskuse omandanud aastate jooksul, nad on selles ülivilunud ja teevad seda väga hästi, aga kui neil oleks vaja näiteks 1 või 2 päevaga midagi uut õppida, siis see neil ei õnnestu, et neil on lihtsalt vaja kõik asjad nii-öelda ju tegelikult mitte peale vaadata, vaid lihtsalt läbi proovida ja selgeks õppida. Ehk siis see asi pidi olema ühelt poolt midagi täiesti uut, aga teiselt poolt pidi see olema sisuliselt hari. Ehk siis ma jõudsingi lõpuks lahenduseni, mis on nende oskustega kenasti valmistatav, aga samal ajal ei ole üldse hari. Inspiratsiooni sain ma tegelikult enda töölauast, et see on mul siiamaani pigem segamini, mul on siin mõned kolleegid, kes näevad mu kontorilauda aeg-ajalt, eks seal ka, no ütleme, et ma arvan, et meie toas on kindlasti minu laud kõige rohkem segamini.
aga jah, et tegelikult nagu laua organiseerimine peaks minu silmis olema selline, et võib-olla lihtne ja universaalne, et igal asjal ei pea olema oma kindel koht, vaid vastupidi, peab olema kindel koht, mis sobib igale asjale. Ehk siis nagu seesama kuubik, et see on küll jah, nimetame teda pliiatsi topsiks, aga sinna on sisse võimalik panna kõike, mis enam-vähem kõiki kirjatarbeid. Et sinna võib sisse pista kääre, pintsleid, pliiatseid, pastakaid, kustukumme ja kõike. Ehk siis just täpselt selline asi, mida ma enda lauale igatsesin ja lõpuks ka sain. Ja seesamagi, mis mul täna siin põrandal näidisena kaasas on, seegi on mu enda töölaualt võetud ja kaasa toodud. Nii et see annab ka kinnitust, et on ka üsna kestev toode, nii nagu kõik ülejäänud Harineri tooted. Samal ajal muidugi toode võib-olla on tänaseks päevaks oma sellises elukaare lõpus, sest et alguses ta ikkagi läks päris suure hooga käima. See oli mu esimene päris toode, sest et ma sain läbimüügi pealt väikse protsendi tasu. Ütleme, et sellist lepingut mul pärast seda pole õnnestunud teha. See oli mu elu parim royalty leping. Ja tegelikult oli see ka Harinerile väga selline tulus asi, sest et alguses päris paljud ettevõtted võtsid selle kasutusele oma firma kingitusena, neid pandi kontorites laua peale. Tol hetkel vist oli veel Hansapank äkki, Swedbanka eelkäija, siis nende kontoritesse läks neid väga palju. Ma olen ise näinud neid LHV kontorite laua peal, Graamo rendipunkt meenub praegu. Et neid osteti ikkagi omajagu, aga eks paraku oli see lugu, et ühel hetkel sai see Eesti neid täis ja sellist, ütleme tänu sellele käsitööle, võib-olla keskmisest pliiatsitopsist kallimat toodet oli nagu keeruline kusagile väljapoole müüa, Eestist väljapoole siis, sest et seda sõnumit või lugu seal taga ei õnnestunud nagu nii kergesti selle tootega kaasa panna, et oleks kohe aru saada, et selle toote ostmisega tegelikult ju saab ka vaegnägijaid toetada. Aga igatahes see toode, ma arvan, oli väga, väga hea õnnestumine, eriti veel sellise kooliprojekti kohta, kus siis ju tegelikult põhiline eesmärk oli ikkagi kooliharidust omandada ja kogemusi saada. Nii, aga siis lähme edasi ühe järgmise kooliprojektiga. Ja siin võite näha ühte objekti, mis on ka endiselt alles. Ka seda toodet pole siin viimased 13 aastat maha murdnud. Pildil näete siis graffitikindlat alajaama Eesti Energiale. Et tegelikult täpsustan, et tegemist ei ole siis alajaama disainimisega, et alajaamad olid juba olemas linnaruumis koos selle probleemiga, mida me lahendama hakkasime. Ja see olukord oli tegelikult nagu üsna nukker, sest et teatud kohtades need betoonist alajaamad olid üleni ära soditud, graffitiga kaetud ja samal ajal siis Tallinna linn tegi nende omanikule ehk Eesti Energiale järjepidevalt ettekirjutusi, trahvile järgnes puhastamine, mis siis sisuliselt lahendas selle olukorra järgmise ööni, kui see jälle ära soditi. Ehk siis selline surnud ring. Ja nii jõudiski siis ka Eesti Energia ühel hetkel meie tootedisaini osakonda, kus siis pandigi tudengitele ülesandeks lahendada see mure ära. Et jah, ega see oli alguses päris selline paras pähkel, sest et need alajaamad on väga erinevates kohtades, seal on väga suured tehnilised piirangud peal ja lõpuks üks oluline asi ka, mis selle projekti juurde käis, oli see, et kuna Tallinna linn, nagu me teame, on väga erinevate linnaosadega, väga erinevate miljöödega, et see alajaama kate, ütleme siis, mis passib siia vanalinna või kusagile näiteks sinna samma Pelgulinna,
siis kindlasti võib-olla ei sobi näiteks mõnda paneelmajadega magalarajooni kusagile, Lasnamäele näiteks. Et siis tegelikult tudengite ülesanne oli ka luua sellised lahendused, mida oleks siis võimalik kohandada või siis teha mitu lahendust, mis sobiksid erinevatesse miljöödesse ja keskkondadesse. Et päris sellist igale poole sobivat asja ei suutnud mina ka välja mõelda. Ma tegin 2 erinevat lahendust ja esimene neist on siis siin praegu ekraani peal, ehk siis puidust laudisega lahendus. Ja teine oli selline veidi robustsem, tööstuslikum metallrestiga lahendus. Aga mõlemal juhul oli see tegelikult see kandev idee, mida ma proovisin siis sellega edasi anda või saavutada. See eesmärk oli see, et kui ta eemalt vaadates see alajaam jätaks siis mulje justkui terviklikult kaetud objektist, siis lähedale minnes ei oleks seda pinda, mille peale saaks sodida. Ehk siis, kui me vaatame ka seda laudist, siis need lauad on tegelikult kõik väljapoole oma selle nii-öelda kitsama servaga. Ja nad on veel paigutatud nii, et nad lähevad nii-öelda nagu päikesekiired keskelt laiali, ehk siis vahet pole, mis suunas sa selle alajaama külge lähed, siis see pind, mille peale sa justkui sodida saad, seda on seal selline pooletollise laua paksuseks. Ja tundub, et see nagu lahendus töötab, sest et ära neid pole soditud. Ja siis muidugi keeruliseks tegi selle asja see, et ega nii-öelda esimese visandi peal tundus asi lahe, ka 3D mudelis oli päris kena, aga kui seda tuli hakata päriselt siis pärast valmis ehitama, see oli, ütleme siis nii, et see oli minu töö oli siis selle projekti võidutöö, ehk siis Eesti Energia päriselt ehitas need prototüübid valmis ja tegi nendest hiljem ka seeriatooted. Aga jah, et need mehed, kes siis selle esimese prototüübi pidid valmis panema, et ma arvan, et ega neil nagu kerge ei olnud, sest et tuli ju leida piisavalt hea materjal selle jaoks, et need lauad oleksid sirged, mitte propelleris, need tuli värvida üks külg ühte värvi, teine külg teist värvi, mis ei ole ka kindlasti kõige lihtsam tegevus ja lõpuks veel niimoodi kokku ka panna, et need seal püsiksid ja lahti ei kukuks, et jah, aga sai tehtud, ma ei tea, võib-olla mu nimi on siiamaani neil kusagil seal vandesõnastikus, aga tundub, et vähemalt disain toimis ja teostumine ka õnnestus. Siin on mul nüüd pilt, mul ei olnud kohe kahjuks käepärast fotot sellest terasrestiga lahendusest, aga suures plaanis ta koosnes siis eri värvi restipaneelidest, mis siis samamoodi paigutati ümber alajaama. Ja efekt oli sisuliselt sama, et see pind, mille peale muidu oleks soditud, see asendus siis sellise peene restiservaga, kus need ribid olid seal võib-olla paari millimeetri jämedused. Ja samal ajal, kui sellest alajaamast eemale minna ja väikse nurga all teda vaadata, siis tundus jälle justkui oleksid kõik seinapaneelid kaetud. Ja selle projekti juures võib-olla selline üks hästi õpetlik asi, mille ma nagu veel enda jaoks olen nagu väärtuslikuks olen pidanud, on see, et tänu sellele, et mul õnnestus see kooliprojekt või konkurss võita ja siis tellija pakkus võimalust see ka valmis projekteerida, sain ma väga suure joonestamise ja projekteerimise kogemuse. Et see on üks asi, mida ma olen mõelnud, et tegelikult disainiteaduskonnas kindlasti võiks rohkem õpetada, sest et see tase, mille pealt ma alustasin, oli sisuliselt nulli lähedane ja samas ootused olid sellised, et ma projekteerin asja, mille järgi saab toote valmis teha. Et jah, ma kutsusin isegi ühe kunagise klassiõe appi, kes õppis tollal arhitektiks ja 2 peale siis ikkagi me tegime need asjad valmis, tõenäoliselt sain sealt isegi ka mingi väikse tasu ja need projektid läksid töösse, ehk siis need alajaamasid vist tõenäoliselt siiamaani. Ma alles siin eelmisel aastal sattusin Harju Elektri hoovi peale, kus ma nägin, et veidi küll oli seda terasrestiga lahendust ratsitud, et nagu ikka aastate jooksul leitakse soodsamaid lahendusi, kuidas mõnda sõlme lahendada, aga üldine idee oli sama ja
ja tundub, et need on endiselt ilusti käigus. Ja mina ütlen, et mina sain siit selle suurepärase joonestamise kogemuse, mis mul nagu paljudes järgmistes projektides kindlasti abiks oli. Ja siis võib-olla jõuame ühe sellise projektini, mis nii-öelda kooliprojektina võib-olla nii suur asi või selle kooliprojekti tulemusena nii suur asi ei olnud, kuid millel on väga suur tähendus ja mõju minu hilisemale karjäärile. Et siis magistri viimasel aastal oli mul võimalus osaleda sellises koostööprojektis, kus tekkis võimalus kujundada välitingimuste pakiautomaat. Ehk siis tol ajal olid Viljandis ettevõtjad loonud juba SmartPosti nimelise pakiautomaatide võrgu, selle käima lükanud ja ka edukalt maha müünud logistikaettevõttele või postiettevõttele ja keskendunud ise siis pakiautomaatide arendamisele ja tootmisele. Aga portfoolios ei olnud neil ühtegi välitingimustesse sobivat pakiautomaati. Põhimõtteliselt need samad, mis praegugi tellavõrgus on, need samad siseruumide kapid. Ja kuna neil siis ettevõtte asutajal oli varasemast mööblitootmise kogemus ja kontakt sel ajal meil tootedisaini osakonnas õpetanud disainer Sixten Heidmetsaga, siis tänu temale nad jõudsid jälle meie juurde ja andsid tudengitele võimaluse siis see välitingimuste pakiautomaat valmis teha või siis disainida täpsemalt. Et jah, projekt läks tegelikult sujuvalt, tegin seda koos ühe oma kursusekaaslase Helinaga. Tulemus oli iseenesest hea, meie saime kiita selle eest, aga ega rohkem midagi nagu ei tulnudki, et siin ei ehitatud isegi prototüüpi valmis või isegi ma arvan, et mõõtkavas maketini ei jõudnud. Aga siiski, et kuna juhtusid, sellele järgnesid lihtsalt mõned sündmused, mis muutsid minu karjääri, siis ma saan öelda, et 5 aastat hiljem ma sain ikkagi teha välitingimuste pakiautomaadi valmis ja selle tootmisse ka panna ise. et selline tore seik ja hästi huvitav, praegu meenub veel selline asi, et kui meil oli selle projekti hindamine, siis sama Cleveroni asutaja ja juht Arno Kütt, ta vist ei olnud nagu väga valmis selleks, et ta peab kuidagi neid tudengeid siis tänama või õnnitlema või niimoodi projekti kokku võtma ja tal ei olnud mingit tänukirja ega midagi sellist ja mul on kuidagi hästi meeles, et üks selline soe käepigistus ja suure kaarega antud visiitkaart. Ja siis tol hetkel ma küll mõtlesin, et mis see nüüd siis on, et mis ma sellega peale hakkan, aga nüüd jällegi hiljem, olles ise Cleveronis juba aastaid töötanud, siis mõtlen, et see on tegelikult nagu väga siukse sümboolse tähendusega kontakt. Ja see kaart on mul tegelikult alles ka ilusti. Et selline põnev lugu siis seoses Cleveroniga kooliajast. Ja nüüd järgmiseks tuli see kool ikkagi kuidagi ära ka lõpetada. Jõudsin siis nüüd tänase projektide nimekirjaga oma magistritöö ja praktikani. Ma seon nad omavahel sellepärast ära, et mu magistritöö juhendaja on siis disainer Mati Õunapuu ja tema juures käisin ma ka tegelikult praktikal. Tol ajal tegeles tema Stigo nimelise elektrirolleri disainiga ja siis praktika raames käisin mina ka seal abiks. Olin selline tõeline õpipoiss, panin hommikul ikkagi tunked selga, läksime töökotta, hakkasime midagi lihvima, samal ajal siis muidugi ka proovisin midagi seal 3Ds modelleerida, et oli selline hästi mitmekülgne ja põnev ja kõige põhiline oligi selle juures see, et sõltumata sellest praktika tulemusest lihtsalt see, et mul oli võimalus Matiga juttu ajada ja rääkida ja kuulda tema lugusid, et ta on ikkagi mees, kes on teinud karjääri, sellist disaineri karjääri, mida Eestis väga vähesed on saanud kogeda. Ja need olid ikkagi sellised väga inspireerivad jutuajamised, et kui tal oli mingisugune mõte millest või mingi probleem, siis
siis tal oli alati kusagil, vot mäletan, kunagi sai seda asja nii tehtud, proovime, kas saame praegu ka või leiame veel hoopis mingi uue lahenduse, et hästi põnev oli ja samal ajal tegelikult hästi selline lahe kogemus oli ka see, et kuna Mati ise tol hetkel polnud siis tänapäevastes 3D programmides eriti kõva käsi veel, siis me leppisime kokku, et ma hakkan talle natukene seda teemat ka juhendama. Käisin niimoodi, ma ei tea, korra 2 nädalas, kusagil 6 aega õhtuti saime kokku, istusime arvuti taha maha, modelleerisime seal midagi, lahendasime, enamasti need olid siis selle sama Stigo projekti mingisugused detailid või sõlmed. Ja kusagil oligi 6 aega, läks enam-vähem aega ja siis järsku Matilt hakkasid tulema sellised kõned küsimustega, mille peale ma pidin ise ütlema, et oota, võtame nüüd korraks mõttepausi. Või siis halvemal juhul ma pidin ütlema, et kuule, ma pole kunagi nii keerulisi asju veel teinudki, millest sa räägid, et see oli hästi äge vaadata, kuidas juba ka ikkagi nagu vanem mees võttis nii kergelt ja kiiresti selle teema omaks, et jah, äge, pea lõikas ikka väga hästi, et minul oli raske sammu pidada. Ja siis sellele praktikale järgnes siis mõne aja pärast minu lõputöö. Kuna mul oli juba Stigoga kontakt olemas, siis mul oli väike selline tagamõte, et ehk õnnestub sellest minu lõputöös siis ka nende portfooliosse järgmine roller disainida. Aga jah, sellest küll asja ei saanud, aga rolleri ma sain ilusti tehtud. See oli selline hästi mitmekülgne sõiduk, mida sai siis kasutada nii võrdlemisi kitsalt seal peal istudes see roller 2 jala vahel, kui näiteks kaubaplatvormina või siis ka näiteks sellise suurema laekaga kaubaveo-rollerina. Et hästi põnev neid kõiki sõlmi oli hästi tore Matiga läbi arutada, et kuidas neid asju lahendada. Ja kokkuvõttes see lõputöö osa vähemalt läks suurepäraselt, sain cum laudega selle tehtud, et jah, oli selline tore asi ja mul on selle makett siiamaani siin laua peal, puhusin täna tolmu maha ja tõin teile siia vaatamiseks. Pärast pole võite lähemalt vaadata, et need liigendid seal peaksid isegi kõik täitsa töötama, et teda saab ka sellisesse 2 ratta peal sõitvasse asendisse keerata. Nii. Ja siis võib-olla lähme karjääris jälle sammukese edasi, et kool sai läbi. Et nüüd tuli iseseisvas elus kuidagi hakkama saada mul. Esimene töökoht oli mul disainibüroost N12. Et peangi kohe ütlema siin tänusõnad edasi Tarmole ja Jukale, et nad nüüd tol ajal tööle võtsid, noor ja roheline, nagu ma olin, otse koolist tulnud, et see esimese erialase töö leidmine on ju teatavasti alati kõige keerulisem. Aga jah, nemad mu kampa võtsid ja tundmatus kohas vette viskasid, et vast sellest esimesest töökohast ongi kõige suuremad nagu siuksed mälestused sellega seoses, et nii palju asju oli, mida ma ei osanud või arvasin, et ma ei oska või kogu aeg oli selline segadus ja hirm, et mis nüüd saab. Aga eks see ongi selline esimese töökoha asi. Sellega harjub ära ja tegelikult midagi hullu ei olnud, et küll kõik see ilusti tehtud. Ja võib-olla selline põhiline kogemus, mida ma sellest ajast siiamaani nagu meeles pean, on see hea võrdlus sellega, et tänu sellele N12 ajal on mul olemas siis kogemus disainibüroo tööst ja nüüd siis olles in-house disainer, mul on hea neid võrrelda, et mis on siis kummagi poole võlud ja valud. Ja kuna ma mõtlesin, et iga ajaetapi kohta ma panen ka mõne pildi mõnest tootest, millega ma tol ajal tegelesin või räägin lähemalt mõnest projektist, siis praegu näete ühte suurt upsi ehk siis sellist akukappi, et kui peaks elekter ära minema, siis seal on sees 48 autoaku suurust akut, mis siis annavad voolu, selline sobib ikkagi suurematesse asutustesse ja tehastesse. Et see oli tegelikult hästi selline karm projekt, et see sai tehtud ühele suurele tuntud elektroonikafirmale, kelle siis, kui ma õigesti mäletan, Soome osakond selle tellis meie käest. Ja need olid suur firma, neil ei olnud mingi küsimus anda mulle neil omal kontoris kasutusel olev 3D tarkvara.
millest mina polnud mitte midagi kuulnud. Ehk siis mul olid mingisugused töötunnid nii-öelda maha müüdud ja arvestusega, et ma tean, kuidas ja mida ma tegema hakkan. Aga kui ma esimest korda sellega peale hakkasin, siis selgus, et seda programmi ma pole ju kunagi varem katsetanudki. Et oli ka päris palju selliseid pingelisi päevi ja unetuid öid, kui need samad kapimudelid siis niimoodi seal öösel kella 4 ajal silme ees keerlesid ja kokku jooksid. et jah, stressi oli palju, aga samas, mis ei tapa, teeb tugevamaks. Nii et said need kapid valmis ja sihukese huvitava mänguna praegu, et need on isegi täitsa päästavad praegu elusid, sellepärast, et ma sattusin vaatama ühte, mäletagi, mis saade see oli, aga kus näidati Mustamäe haiglal keldris olevaid neid upse ja mulle tundus, et need olid samad kapid, et neist võib isegi päriselt abi olla ja õnneks mina ei pidanud seda elektriskeemi poolt tegema, nii et kui keegi haigeks jääb, ärge kartma, see ei ole disaineri tehtud elektriskeem, vaid see on ikkagi oma ala asjatundjate tehtud, et meie siis Endwelvis tegime selle tehnilise poole just selle kesta ja siis selle riiulite süsteemi seal, et sees, et nagu ma mainisin, siis seal sees on 48 autoakut, need kaaluvad väga palju ja seal olid veel näiteks nõudmised maavärina kindlusele, ehk siis oli päris selline hea nagu projekt, kus just sellist insenertehnilisi sõlmi lahendada. Et ka see on jällegi selline asi, mida ma pean võib-olla praegu igapäevaselt disainerina tegutsedes oma tugevuseks, et ma olen saanud selliseid insenertehnilisi projekte omajagu teha, et ma saan nagu aru, kuidas mõtlevad insenerid ja ma oskan oma mõtteid neile selgitada. Et selles mõttes jällegi hästi selline kasulik kogemus. Nii, ja nüüd jõuame siis juba enam-vähem sellisesse tänasesse päeva või ütleme siis mitte küll tänasesse päeva, sellest on juba ka 10 aastat möödas, aga ma jõudsin oma karjääriga siis selleks hetkeks aastal 2012 välja ettevõttesse Cleveron. Alguses muidugi olin üsna sellisel kahtleval ja kõhkleval seisukohal, et huvitav, et ma ju teadsin varasemast kooliprojektist, et mingid mehed Viljandis toodavad kappe, et mis siis nüüd, et kas nad tahavad lihtsalt ühe uue kapi teha, et ma olin ju tol hetkel juba disainibüroos tööl ja oli päris selline kahtlane, et kui ma nüüd lähen järsku teise kohta, teen selle ühe kapi neile valmis ja võib-olla siis 6 aja pärast ütlevad, et 5 aasta pärast näeme jälle, eks ju. Aga õnneks oli meil hästi selline tore kohtumine, taaskohtumine siis Cleveroni juhi Arnoga, kus ta siis rääkis, et mis neil plaanis on ja neil oli plaanis siis midagi suurt ja ägedat. Ja küsitigi, et kas ma olen valmis kaasa lööma, et nüüd on neil sellised mõtted, kus enam nende oma teadmistest ja oskustest ei piisa, on vaja ka disainerkampa võtta. Ja ma olin selles mõttes selle peale, kui öeldi, et nad hakkavad nüüd robootilisi pakiautomaate looma, siis sellega oli müüdud, et liitusin Cleveroniga ja nii must saigi Cleveronis in-house disainer, kus ma olen tegelikult siiamaani, nüüd juba üle 10 aasta. Võib mind Cleveronikuks pidada, nagu me ise Cleveronis töötajaid kutsume. Sõpradele ja tuttavatele oli see asi muidugi kahtlane, sellepärast, et ma läksin mingisugusesse kapifirmasse, tegin seal ikka päris mitu aastat alguses ju niimoodi tööd, et see robotiga läks ikkagi aega, enne kui seda avalikult näidata sai, et siin oli päris palju, kes küsisid, et raudselt on kusagil, see on mingi variamet, et eks ta kusagile mingiks spiooniks või kriminaaliks läks, et kusagilt nagu palka saab või raha teenib, aga mingit tulemust nagu ei ole, et mis disainer see selline on, kes teeb asju, mida näha ei ole. Ja mis firma see on, kes peab disainerid, kes 3 aasta jooksul midagi ei tee. Et sellised huvitavad küsimused tekkisid. Samal ajal tegelikult töö käis, et siin pildil nüüd, mis on praegu näha, ongi siis selle esimese robootilise pakiautomaadi arengulugu. Et tegelikult selle taust on selline, et neid kappe tootes said
said Cleveroni inimesed kiiresti aru, et ega seda kapirivi nagu lõpmatult kasvatada ei saa, et lihtsalt ei ole ruumi, ei ole neid seinu, mille äärde panna nii pikka kapirivi. Ja ega kuhu mujal ikka minna kui üles, selles mõttes, et seal on nagu öeldakse, sky's the limit, aga sellega kaasnes tegelikult selline väga lihtne ja praktiline piir hoopis, et ega kõrgemale kui silmapiir ei saa eriti asju panna, sest keegi ei saa ju kätte sealt midagi. Ehk siis selline 5-meetrine kapp, ustega kapp oli nagu algusest peale välistatud ja tuli hakata mõtlema mingit muud lahendust, et siis saigi võetud endale selline idee, et seal peab olema üks mugaval kõrgusel ergonoomiliselt hästi lahendatud uks ja ülejäänu kõik, mis selle pakiga toimub, jääb robootika teha. Et siis umbes sellise suuna pealt me hakkasime seda asja mõtlema. See, mismoodi see mehaanika ja robootika seal sees toimima sai, ega sellest polnud inseneridel samamoodi veel mingit õiget ettekujutust, sest tegelikult oli see nagu hästi selline eriline projekt, et me tegime midagi seninägematut, et me tegime asja, mille juures polnud nagu kellegi pealt šnitti võtta, aga samal ajal polnud ka mitte mingeid piire, et me oleks võinud teha ükskõik millise asja, milline iganes ta oleks olnud, kui ta oleks töötanud, siis me oleksime ikkagi teinud valmis esimese robootilise pakiautomaadi. Et jah, seal oli päris palju nagu selliseid mõttekohti nii minul kui inseneridel, et ega nemad ka ei teadnud, mismoodi see kõige õigem robootika seal sees toimima peaks, et kokku me tegime 3 prototüüpi, siis vasakult poolt alustades see valge tegi vist paar piiksu ja natuke mürinat ja rohkem midagi. Seda me nägime ja saime ise ka proovida esimest korda seal samas messil, kus ta sai välja pandud. Ja siis me saime aru, et nii vähemalt üks viis, kuidas mitte pakiautomaati teha, oli sellega selge. Järgmine, mis pildil siis on keskel, suutis juba ka mõned pakid vastu võtta ja need kusagile seal oma kõhus liigutada, hiljem ka välja anda. Esimene seda ei suutnud enam, et mis sisse läks ja sinna jäi. ja siis kolmanda puhul me juba julgesime seda siis ka päriselt testkasutajatele näidata, et siis see Itella logodega sinine masin oli meil Viljandi Maxi Marketis täitsa üleval prototüübina ja vaatasime siis, et kuidas publik selle vastu võtab. Oli ka päris põnev selles mõttes, et lihtsalt ühel hetkel hakkasid inimestele tulema sõnumid, kui nad olid paki saanud, et teie pakk ootab teid Viljandi Maxi Marketi pakiautomaadis. Nad läksid kohale, otsisid seda tavalist kapirivi, värvi järgi leidsid õige masina üles, võib-olla ka ekraani peal oskasid koodi sisse panna ja siis oli see, et aga mis nüüd? Et oldi harjutud, et kusagil käib klõps ja läheb uks lahti, aga siin selle masina puhul seal all läks selline väike luugikene ainult lahti ja seda isegi ei märgatud, et jällegi üks selline hea tähelepanek meile, et selle peale, et meie võime teada küll, et seal on üks uks, aga kui ka kasutaja ei tea, siis ei pruugida seda leida, et neid oli palju, kes käisid ümber masina ja otsisid, et kus see uks nüüd on. Nii, ja siis lõpuks aastal 2015 sai valmis siis selline masin, mis on põhimõtteliselt meil siiamaani tootmises. Tol hetkel me alguses nimetasime seda toodet Back Robotics. Tänasel päeval on ta meie tooteportfoolios nime all Cleveron 401. Meil on siis kõik tooted numeeritud, et neil on see 4 seal ees, siis viitab robootilisele tootele ja 1 loomulikult sellele, et see oli oma tooteperekonnas esimene pääsuke. Ja pildi ma valisin siia just sellise, mis võib-olla on selle toote kõige suurem edulugu. Oli aegu, kui Walmart pani kõikidesse oma suurtesse kaubanduskeskustesse meie Cleveron 401 üles eesmärgiga, et siis sealt saaksid nende kliendid kätte oma e-poest tehtud oste, et siin on ka nagu hea võrdlus näha, et sisuliselt varasemalt pidi ootama järjekorras ja niimoodi üle leti siis teenindaja käest küsima seda pakki ja siis meie lahendus võimaldas selle paki saada selle 15 minuti asemel kätte võib-olla 15 sekundiga.
Ja noh, ta oli veel ka selles mõttes hästi selline põnev ja õpetlik lugu, et kuna me ju ei teadnud, nagu ma enne mainisin, milline see õige pakiautomaat peaks olema, siis meie arvasime, et noh, nagu ma mainisin, sky is the limit, ehk siis see peab olema lageda taeva all. Et seal on ruumi kõige rohkem. Meil siin insenerid nägid kurja vaeva, unetuid öid, ma arvan, siiamaani näevad õudusunenägusid tihenditest, et see asi oleks veekindel, õues peaks erinevates kliimatingimustes vastu. Ega minulgi lihtne ei olnud disainida asja, mis justkui võiks näha selline sihvakas ja efektne, aga samal ajal võiks ka nagu veekindel olla, et kõik need uksed ja ekraanid oleksid lörtsi ja lume eest kaetud. Ühesõnaga nägime kurja vaeva, et teha asi, mis sobib õue ja tuli suur klient ja pani kõik need 1000 masinad omale tuppa. Ehk siis jällegi selline lugu, et noh, et pidime nentima, et me endiselt päris täpselt ikkagi ei tea, milline see kõige õigem pakiautomaat on, aga vähemalt võtsime õppust ja tänasel päeval meie kõige müüdumad pakiautomaadi mudelid või pakiroboti mudelid on siis ikkagi kõik kasutusel siseruumides. Et jah, igast sellisest üllatusest tuleb midagi kõrva taha panna ja järgmises projektis ilusti ära kasutada. Et jah, eks see tegelikult kogu see nii-öelda Cleveron 401 ja sellega kaasnenud Walmarti ja teiste klientide aeg on olnud sellised korralikud Ameerika mäed, et on olnud perioode, kui Cleveron tootis neid masinaid 40 tükki nädalas ja on olnud aastaid, kus pole 0,4-gi valmis tehtud ja maha müüdud. Et jah, sellised korralikud tõusud ja mõõnad. Aga siiski tänu sellele, et meil alguses sellise tootega sai nagu ettevõttel mingisugune uks lahti löödud, on meil olnud võimalus arendada uusi ja veidi teistmoodi pakiroboteid, pakiautomaate ning ma ise pean ka seda Cleveron 401 siis ikkagi üheks selliseks ikoonilisemaks tooteks nii ettevõtte tooteportfellis kui enda disainitööde portfoolios. Ja võib-olla veel, see on ka hea näide sellest, et paljud on mu käest küsinud, et ma olen seal Cleveronis nüüd juba üle 10 aasta olnud, et kas mul nagu igav ei hakka, et teed ikka samu pakiautomaate, siis noh, see ongi näide nagu sellest, et alguses sain teha seal võib-olla mingisuguseid lihtsamaid kapitüüpi asju, järgmine päev juba robotit ja lõpuks nagu tänasel päeval küll juba Cleveronist eraldunud, aga varasemalt siis Cleveronis Lotte projekti all ka isegi autot või sõidukit disainida. Et jah, igav mul pole hakanud ja ma olen saanud samas proovida ka olla Cleveronis, kus töötab 30 inimest ja olen saanud töötada Cleveronis, kus on 200 inimest, et ma olen saanud nagu väga erinevate ettevõtete ja arengustaadiumite kogemuse ühes kohas kätte. Nii et jah, selles mõttes on väga põnev olnud. Ja siis võib-olla vaataksime siit veel ühte viimast Cleveroni projekti või värskemat Cleveroni projekti. Siin pildil ma, nii nagu seal sõiduki visandi pealgi on veel Cleveroni logo, ja see saigi alguse siis Cleveronis Lotte nimelise projektina, et meil sellise võib-olla selgituseks on see, et meil kõik tooted, enne kui neist saavad päriselt numbriga seeriatooted, neil on tavaliselt kas siis muinasjututegelaste või multifilmi kangelaste nimed. Pigem jah, vist muinasjututegelased on kõige õigem, et meil siis Leiutajate küla Lotte oli siis selle sõiduki muusaks. Et niisamuti näiteks seesama 401, et see oli Rapuntsel. Ja meil on ka raamatutegelastest olnud siin näiteks meil praegu kõige selline levinum pakirobot Cleveron 402 oli Nublu. Ja me ei mõelnud siin üldse seda artisti, vaid just seda koera, kes raamatus tegutses.
et jah, see on selline põnev taust. Aga selle projekti, see tundub nagu tegelikult hästi selline imelik lugu, et miks peaks hakkama järsku tühja koha pealt autot tegema. Et taust oli see, et eks me kogu seda tootearendust vaatasime sellise ühtse ökosüsteemina, kus olid pakiautomaadid, meil olid tol hetkel juba ka kodupakiautomaadid mõttes, aga siis lahendamata oli nagu see, et kuidas need pakid saavad ühest kohast teise. Et lisaks sellele autoprojektile me oleme proovinud drooniga pakke lennutada ühest kohast teise. Ja jah, vist peale drooni, ma mõtlen, selliseid sõidukeid rohkem ei ole proovinud. Drooniprojektiga sai üsna kiiresti selgeks, et sealt nagu ütleme, et tehnoloogia ja kõik ei olnudki veel päris valmis selleks, et seda äriliselt kasumlikult ka saaks teha. Aga tulles tagasi selle sõiduki juurde, siis jah, minu jaoks oli esmalt juba see, kui ma kuulsin, et me hakkame mingit sõidukit tegema, siis see lõigi jälle kohe selle nagu näos ärama, ütleme siis nii, kuna see oligi ju tegelikult see, mis mind alguses kunagi disaini juurde tõi, et need autod viltide joonistamine, et jah, ma kunagi seal enne, kui ma EKA-sse astusin, siis ma muidugi ka vaatasin ja mõtlesin, et unistasin ühel heal päeval, äkki olen ka autodisainer. Aga nüüd ma saan siis öelda, et jah, mul on selles mõttes vedanud, et mul on õnnestunud riigis, kus autotööstust kui sellist ju praktiliselt pole kunagi olnud. Transpordidisaini kui sellist pole kunagi õpetatud, on mul ikkagi õnnestunud üks sõiduk vähemalt disainida. Õigemini, kui me võtame arvesse ka mõned varasemad prototüübid ja eelseeria mudelid, siis on neid lausa mitu. Loomulikult me ei vaata siin pildi peal võib-olla otsa näiteks, no ma ei tea, Ferrarile või Porschele, aga samal ajal on see ikkagi nagu omas elemendis hästi selline lahe ja praktiline asi. Et kui nüüd rääkida üleüldiselt sellest, et kas need sellised masinad on meil 5 või 10 aasta pärast tänaval, siis jah, ma usun, et autonoomsed sõidukid on tulevik ja nad tulevad, nendest me ei pääse. Ja ma tegelikult usun ka seda, et see ots, kust meie alustasime, ongi see kõige õigem, et ära automatiseerida nii-öelda. No, me räägime siin ikkagi autonoomsest sõidukist, jah, see jäi mul ennem täpsustamata, et juhti siin ei ole. Ja sellisest masinast, mis siis teeb ära nagu kellegi töö. Et ma kindlasti ei usu, et paljud oleks nõus loobuma oma Ferrari või Porsche juhtimisest, aga kindlasti oleks paljud õnnelikud, kui nad ei peaks kas siis ise mõne teehooldusmasina rooli keerama või näiteks otsima omale palehigis kaubikujuhte, kes kaupa kohale veaksid. Et ma arvan, et sellest otsast peale hakates on need muutused juba üsna varsti tulemas. Ega ta lihtne ei ole selles mõttes, et see on hea vastand ka näiteks sellele samale Cleveron 401-le või pakiroboti projektile, et kui seal ma rääkisin, et meil oli, sisuliselt oli ees tühi paber, joonista mida iganes tahad ja mis võiks toimida ja me saime selle valmis teha, siis sõiduki, õigemini siis täpsemalt teedel, avalikus liikluses osaleva sõiduki puhul on kõik nii ära reguleeritud, et seal nüüd niimoodi vaba käega jooni tõmmata ja öelda, et teeme valmis, siis jah, kui ma võtan pildi siin tagasi, sellise masina me tegime prototüübina valmis ka, suvalised peenikesed, LED-riba kaarekesed seal tuledeks ja nii, aga ega me siis sellega tänavale ei tohtinud minna, et tänavale me saime ikkagi minna hoopis sellise, ütleme siis vähem vormika masinaga, kus kõik tuled on sertifitseeritud, kõik erinevad muud pidurisüsteemid ja asjad vastavad ka nõuetele, et ega see paneb ka tegelikult disainerile päris suured piirangud peale, et kõik see, mis sinna sisse peab ära mahtuma, kui kõrgel tohib olla mingisugune asi, et ta jalakäijatele ohtlik ei oleks ja nii, et see on selline selles mõttes jällegi väga äge kogemus, sõltumata sellest, kas selline masin täpselt on see, mis saabki maailmas selleks kõige esimeseks laialt levinud autonoomseks sõidukiks või mitte, siis puhtalt see, et ma olen saanud selles protsessis olla ja sellega tuttavaks saada, on jällegi andnud väga ägeda kogemuse
ja just selle, et ma saingi mõnes mõttes ka oma lapsepõlve unistuse, mille ma tasapisi olin juba niimoodi maha matnud ja rahul sellega, mida ma olin saanud niisamagi teha, et ma sain selle unistuse ka ikkagi nagu ära täita ja ühe sõiduki disainida.